Tere, minu nimi on Kaur Less. Tulin teile rääkima sellest, et mis on planeerimine. Planeerimine hakkab pihta sellest, et kõigepealt peaks olema üks idee, mida ja miks teha. Et see idee võib olla, kujundame ühe pargi, see võib olla, et teeme ühe elamuala, see võib olla midagi muud. Kui see idee on olemas, siis järgmiseks on vaja plaani. Kuidas seda teha? Selleks, et plaani teha, peab olema mingi visioon, ehk ideed on vaja täpsustada, omavahel läbi rääkida. Visioon on iseenesest väga lihtne asi. See on põhimõtteliselt nägemus sellest, mida te tahate teha. Näiteks tahate teha ühe elamuala, siis on vaja läbi mõelda, mis seal elamualal olema peab. Kuidas paiknevad seal teed, kus on haljastus, kus on laste mänguväljak ja muud asjad. Ehk siis visioon on kirjeldus sellest, mida sina ja sinu kaaslased soovivad saavutama oma tegevuse lõpptulemusena. Visioon on töövahend, mis võimaldab suunata tähelepanu ja tegevusi, mida te teete eesmärgipäraselt. Kui kokku lepitud, et on viilkatusega majad, siis ei ole vaja kellelgi enam neljakandilisi kastmaju sinna panna. Ja tegevus on lihtne. Ehk siis visiooni kohta võib öelda ka niimoodi, et see, mida sa mõtled, see on see, mida sa tõmbad enda poole. Visiooni realiseerimine käibki niipidi, et selle alusel tehakse siis plaan ja asutakse teostama oma ideed. Näiteks sellest samast viilkatustega elamualast. Plaan ise on selline asi, et kui tahta midagi saavutada, siis on vaja ta täpsemalt läbi rääkida. Näiteks kui jahimees läheb jahile, siis ta teab seda, et hiire püüdmiseks ja elevandi püüdmiseks on vaja väga erinevaid jahipidamise vahendeid. Seda looma saab püüda hiirelõksuga, seda elevandipuuriga. Aga kui püüda seda looma elevandipuuriga, siis ta jookseb sealt vahelt läbi. Ja vastupidi, see loom lihtsalt astub hiirelõksule, see läheb katki ja ta võib-olla ei tundnudki seda, sest jalad on nii suured. Ehk siis jahimees vajab õiget vahendit ja kui tal on õige vahend valitud, siis tal on tegelikult sellega tehtud juba plaan, mida ta hakkab püüdma. Ehk idee on selles kontekstis see, et me lähme jahile. Visioon on see, et püüame näiteks hiire. Teeme valiku, et me püüa kedagi teist, vaid just nimelt ajame hiirtaga. Ja plaan on see, et ostame siis hiirelõksu, paneme selle üles ning ootame, kuni hiir sinna kinni jääb. Planeerimisel on tegelikult olemas veel järgmine oluline etapp. See on see, et kuidas jõuda siis selle plaani elluviimiseni ehk teostuseni ja kui hakata siis seda hiirt püüdma, siis võib ilmneda, et midagi äkki ununes. Selleks on olemas järgmine etapp ehk seire. Ehk siis jah, me tegutseme, ostame hiirelõksu, paneme selle üles. Aga siis tuleb välja, et hiir ei lähe sinna sisse. Miks? Vaatleme seda hiirt, uurime ja selgub, et jah, niisama ta ei taha minna. On vaja midagi veel ja see võib olla selline väikene tükikene juustu. Kui see panna sinna hiirelõksu, ehk ta sinna meelitada see hiir, siis ta tuleb, hakkab seda sööma ja käib klõpsti ja ta on seal sees. Hiir on käes. Sellepärast on väga oluline plaani järgi tegutsema hakates pidada silmas seda, et mis on eesmärk ja hoida sellest eesmärgist kinni. Eesmärk oli hiir püüda, järelikult kui plaan ei toiminud algsel kujul, tuli seda natuke korrigeerida ja saigi hiire kätte. Ja planeerimise eesmärk ongi tegelikult hästi lihtne. Teha täna, siin ja praegu ehk tulevikku suunatud valikuid. Siin on üks pilt Tallinna rannaalast. Hetkel on siin sadama kõrval üks suur tühi plats. Päris planeerimises näeb planeerimine välja niimoodi, et arutatakse, mida siia võiks teha. Leitakse, et jah, selleks, et midagi siia teha, on vaja esmalt siia kuhugi teed. Leitakse, et see on väga esinduslik koht, kuhu tulevad sisse kõik laevad ja siia sobiks ooperiteater. Ja siis plaanitaksegi siia ooperiteater, plaanitakse siia kõrvale siis elamu ja kontoripinnad, plaanitakse siia üks selline ussikujuline elamu ja siia vahepeal selle planeeringu järgi on juba elamud valmis ehitatud. Nii et planeering näebki ette selle, et kus kulgevad teed, kuidas jõuda ooperiteatri juurde, kus on see ooperiteater ise. Ja alati on olemas ka iga planeeringu puhul põhjendus, miks ooperiteater panna siis siia, aga mitte näiteks kuhugi mujale. Siin on põhjenduseks see, et see on riigimaa,
Teine põhjendus on see, et ta on tõesti väga nähtaval kohal. Kõik, kes Tallinna tulevad, näevad seda. Ja kolmas oluline põhjendus on see, et kui siia tuleb uus tee nimega Põhjaväil, siis siia saab väga lihtsasti juurde, sest ooperiteatrit külastab palju inimesi korraga. See, mis on planeerimise puhul oluline, on see, et kõik otsused tehakse alati selle baasil, mida me hetkel teame. Aga planeeritakse tulevikku, ehk tegelikult tulevikus võib ilmneda, et midagi on vaja veel täiendavalt teada. Ja siis ongi väga oluline see, et mõista, kuidas need teadmised, mis meil on, mõjutavad inimeste ringi, kes asja ellu viivad. Näiteks, kui üksteist mõtleb välja selle, mida te tahate teha, või ükstapuha, kes ühiskonnas mõtleb välja selle, mida tahetakse planeerida, siis ta peab selle teadmise läbi oma suhtumise ja isikliku eeskuju ja läbi isikliku käitumise viima kõikide inimesteni, kes on tema ümber. Ehk kõik mõistaksid seda ühtemoodi. Sellepärast oli ka selles planeeringus, millest ma enne pilti näitasin, näidatud just nimelt seda algset olukorda, kus midagi ei olnud, ja siis näidatud seda, milline ooperiteater välja näeb ja kus koha peal ta paikneb. Sellega inimesed mõistavad seda, mida sinna tahetakse teha. Ja mis on oluline, on see, et teadmised on alati igal ühel teist. Kui näiteks teil on kellelgi käekell ja käekell kukub maha ja läheb katki, siis käekella parandamiseks on vaja keda? No ilmselgelt kellassepa. Suvaline inimene seda korda ei tee. Miks kellassepp oskab käekella parandada, teised mitte, on see, et tal on olemas teadmised, kuidas seda teha. Ja kui käekella on parandada, siis keegi ei lähe panka või poodi või kuhugi mujale. Ikka kellassepa juurde. Aga just sellepärast, et tal on teadmised, õige suhtumine, õige käitumine ja selle kaudu ta avaldab teistele muljet ja teised saavad aru, et tema oskused on need, mis viivad asja edasi. Planeerimise puhul tegelikult tegeletaksegi sellega, et on väga palju inimesi, ehk siis kõigil on õigus planeerimises osaleda, igaüks võib tunda huvi, kuidas planeeringut tehakse, tulla avalikule arutelule. Kohal võib olla keegi telekaameraga, kes küsib, mida te teete, miks te teete. Ja tihtipeale on kohal saalides inimesi, kellel igal ühel on erinev huvi. Ehk siis planeeringu puhul on oluline veel üks asi tänu sellele, et on palju inimesi sinna kaasatud, see on koostöö. Ja koostööd tehaksegi selleks, et kõik soovijad saaksid kaitsta oma huvisid, ehk öelda seda, mida nemad planeeringust tahavad. Ja igaüks ütleb siis, et mina tahan bussipeatus sinna, teine ütleb, et mina tahan kõrgemat hoonet, kolmas ütleb, mina tahan madalamat hoonet, neljas ütleb, et ei, mina ei taha kõrge hoone kõrval elada oma madalas majas, mina tahan elada rahulikus keskkonnas ja siis toimub arutelu, mida ja kuidas ja kuhu tehakse. Lepitakse kokku. Ja kokkuleppimine ongi kõige olulisem osa planeerimisest. Sest vastasel korral igaüks talitas omal viisil. Planeerimisel on vältimatu ettemõtlemine. See ongi planeerimise eesmärk. Ette mõelda, mida tulevikus tahetakse. Kui see on selge, siis on väga lihtne planeeringut ellu viia. Kui on läbi mõtlemata, mida ja miks tahetakse, siis tekib suur segadus. Igaüks ajab oma asja, inimesed lähevad oma vahel vaidlema ja kui minnakse väga palju oma vahel vaidlema, siis lõpuks kerkivad üles tugevad emotsioonid ja nende valguses öeldakse teineteisele halvasti ja lõpuks ei suudeta enam kokkulepet saavutada. Seega oluline on kohe rääkida sellest, mida ja miks tahetakse rahulikult, selgelt, nii et teised saavad aru. Siis on lihtne planeeringut teha, siis on lihtne kokku leppida, siis on lihtne asja arutada. Planeerimisel tuleb kohe alguses vastata küsimusele, mis on selle planeeringu eesmärk, mida tehakse. Kui te tahate midagi kujundada, mingit maketti, mingit objekti, mingit kohta linnaruumis või külas, siis leppige kokku, mis on selle planeeringu eesmärk. Kas te teete parki ja kui te teete parki, kuhu te teete parki, kui suure pargi te teete. Ja kui te teete sinna kõrvale elamuala, siis miks te teete just elamuala sellise, leppige kokku, millised majad seal on, kortermajad, ridamajad, paarismajad, üksikelamud. Teiseks, kui planeeringut tehakse, siis jah, ühed tahavad teha seda parki, teised tahavad teha ridaelamuid, aga kui tehakse neid elamuid ja parki kõrvuti, siis tekib küsimus, et aga on veel mõningad huvid olemas. Kuhu näiteks tuleb kool, kuhu lasteaed? Ka need tuleb kokku leppida. Ja kuigi ühed tahavad teha maja, saada selle müügist näiteks kasumit, teised tahavad seal elada, sest see on kena koht, siis kolmandad inimesed, kes näiteks töötavad valla- või linnavalitsuses, peavad mõtlema ka selle peale, kuhu need lapsed kooli ja lasteaeda lähevad. Seega jah, on vaja veel kooli ja lasteaeda. Kui nad tulevad noored ja emad isad elama, nemad mõtlevad, kuhu on vaja mänguväljakut. Selle jaoks on vaja koht leppida, ka see on vaja kokku leppida, kuhu see panna. Ja oluline ongi see, et kui kõik huvid on teada,
kool, lasteaed, elamuala, park, pood, kirik, kauplus, teeninduskeskus ja nii edasi, et siis leida see lahendus, mis sobiks kõigile. Ja seda ei olegi alati kohe nii lihtne leida. Peamine raskus selle juures on see, et inimesed ei ütle välja, mida ja miks nad tahavad. Seega veel kord, oluline on kohe alguses öelda selgelt ja arusaadavalt teistele, mida ja miks te tahate ja leppida kokku, kuhu seda tehakse. Pakkuda välja erinevaid kohti. Ja kui ühe koha peale tahetakse korraga teha poodi ja lasteaeda, siis tuleb arutada läbi lihtsalt, kas sinna sobib paremini pood või lasteaed. Mõlemad peavad olema justkui elamute lähedal, aga samas näiteks pood võib olla sellise koha peal, kuhu on väga lihtne minna töölt koju tulles. Lasteaed pigem sellise koha peal, kus lähedal näiteks oleks park, et lapsed saavad lõuna ajal sinna jalutama minna. Aga teistpidi ka kindlasti sellise koha vahel, kuhu vanemad lähevad tööle ja kuhu õhtul minnakse koju. Siis on sinna hea lapsi viia. Ja samas näiteks lasteaia puhul peab tähelepanu pöörama ka sellele, et ta ei oleks suure tee ääres, et ei juhtuks õnnetusi lastega. Ja kokku tuleb leppida planeerimisel veel ka see, et millised on osapoolte rollid ja kes juhib planeeringu koostamist. Või siis, kes on see, kes juhib ka selle planeeringu elluviimist. Ehk oleks selge see, et üks vastutab näiteks majade kavandamise eest, teine koolide kavandamise eest, kolmas selle eest, et kõik need asjad kokku sobiks ja siis saabki ühe ilusa linnaruumi, mis toimib, või küla, mis toimib. Seega väga oluline on just nimelt see, et te mõistate ja omavahel jagate ära need rollid, kes mida teeb ja milline on see lahendus, mis viib teid eesmärgile lähemale ja mis on kõigi jaoks võitu kaasa toov. See on eduka planeerimise eeldus. Seega planeering määrab iseenesest linnaruumis konkreetses kohas või siis ka külas konkreetses kohas selle, mida seal teha võib. Näiteks, et siia võib ehitada äripindasid. Näiteks, et siin on siis säilitamisele kuuluv Tallinna linnahall. Näiteks, et siin on sadam. Ja ka selle, et sadamasse on kavas tulevikus ehitada selline suurem keskus, kuhu saavad tulla nii turistid kui ka linnainimesed ja kus oleks siis mingi kaubandus, kinod, näitused, teatrid ja kõik muu. Kui selline kokkulepe on olemas, siis edasi jääb üle planeeringut ellu viia. Kellel on huvi vaadata ühte planeeringut, siin on üks kodulehe aadress, mille võib omal üles kirjutada, minna sinna ja seal on selle sama Tallinna rannaala planeeringu kohta olemas pikem esitlus. Kui tahetakse teha mõnda keerulist objekti, siis seda olulisem on kokkulepe. Näiteks võib väga oluline olla see, et milline nägi külamiljöö kuskil välja vanasti. Oluline võib olla see, kui tuulikuid paigutada, milline on see pinnas, kuhu nad ehitatakse. Kui naftaterminali tehakse, on väga oluline näiteks see, kui kaugel ta on koolidest, lasteaedadest ja muudest asutustest, sest kui juhtub õnnetus, siis see võib plahvatada. Seega, mida keerulisem on objekt, seda olulisem on see, et see koostöö on alguses peale toimib, ohud on arvesse võetud ja omavahel on neist selgelt räägitud. Mida lihtsam on objekt, seda lihtsam on koostööd teha. Ja nagu ma ütlesin, praktikas inimesed tulevad kokku, arutavad kaardidaga, arutavad saalis lahendusi, väljendavad oma arvamusi ja siis jõutakse kokkuleppele. Ja selle kokkuleppe alusel valmib üks planeering, mis iseenesest on joonis, kus antakse tegelikult kõik näitajad hoopis numbriliselt ja alad kaardiga seotult. Ja siis selle järgi inimesed reaalsuses otsustavad, millised majad siia tulevad. Ehk siis tegelikult praktikas inimesed näevad kusagil rida majasid, mis on pandud rivvi, kusagil on autotee, mida mööda auto saab sõita parklasse, kusagil on jalgtee, mida mööda inimene saab majja, kusagil on olemas koht, kus ta saab majast minna ja mängida näiteks võrkpalli või tennist, kusagil on olemas üks väikene kauplus, kus ta saab midagi osta. Tänapäevane ühiskonnakorraldus on selline, et me elame riigis, kus on demokraatia, see tähendab õigust igal inimesel käia valimas, õigust igal inimesel otsustada, millisi ta tahab elada. Ja planeerimise kontekstis see tähendab seda, et kui me ise tunneme huvi, kuidas meie ümbrus välja näeb, siis me saame tegelikult seda mõjutada. Me saame läbi planeeringute arengut suunata nii nagu tahame, aga eeldusel, et me räägime sellest, mida me tahame. Ja oluline on planeerimine sellepärast, et kui alguses on üks ala, mis on planeerimata, ja siis tehakse planeering, aga midagi ei ole veel tehtud ega ehitatud, siis on seda väga lihtne muuta. Tuleb lihtsalt teha uus planeering.
Kui selle alusel on tehtud päriselus juba projekt ühe hoone jaoks, kus on tehtud väga palju tööjooniseid ja jooniseid, mille järgi ehitamine käib, siis selleks, et seda muuta, on vaja teha kõigepealt uus planeering ja uus projekt. Ja kui vahepeal on keegi majaga valmis ehitanud, siis edasi tuleb juba see maja maha lammutada ja teha uus projekt, teha uus planeering ja siis saab tegelikult ehitada teistsuguse hoone. Nii et mida varem hakata mõtlema selle peale, kuidas midagi teha, seda odavam on lahendust muuta. Ja kui lahendus on valmis ehitatud ja seda tuleb muuta, siis selle muutmine on suhteliselt kallis. See on ka see, miks meie linnaruumis ja meie külades on väga palju objekte, mis võib-olla kellelegi ei meeldi, aga neid väga lihtsalt kohe ei võeta ega ümber ei tehta, sest see on lihtsalt kallis tegevus. Palju lihtsam seega veel kord on alguses kokku leppida, mida tahta teha. Kui leitakse, et midagi ei meeldi, on seda lihtne muuta ja leppida kokku siis uus idee ja uus lahendus. Nii et iseenesest planeerimine kokkuvõttes ei ole üldse keerukas asi, ta on lihtne, eeldusel, et räägitakse ausalt, mida tahetakse, eeldusel, et tehakse koostööd ja eeldusel, et otsustatakse ühiselt ka need asjad ellu viia. Sest ükstapuha, kui head planeeringut ei tee ka mõni planeerija, siis ükski planeering ei realiseeru, kui ei ole neid inimesi olemas, kes tahavad seda ellu viia. Seega ühine tegutsemine planeeritu elluviimiseks on lõpuks see, mis tagab selle, et meil on selline keskkond, nagu me tahame. Aitäh teile!